ühes suures New Jersey keskosas asuvas piirkonnas, Emily, vaata, see on Ameerika süsteemi omapärasus, et kandidaat võib võita 28%-ga. Kui oleks olnud eelistushääletus, kui oleks olnud teise vooru valimised eelistushääletus, nagu oleme näinud näiteks New Yorgi linnas valimistel, teise vooru valimised, nagu näeme Georgia osariigis, rääkimata väljaspool Ameerika Ühendriike, kas ta oleks suutnud finišijoone ületada. Aga tegelikult, tänu Ameerika süsteemi omapäradele, kus mitme kandidaadiga valimistel võib võita see, kes saab kõige rohkem hääli, ja siis tänu valimisringkondade piiride muutmisele võib ta edasi minna ja sisuliselt saada kongressi liikmeks. See on tõsine puudus süsteemis ja ka legitiimsuse seisukohalt, et valimisringkonda, kus on tavaliselt umbes 900 000 inimest, hakkab esindama üks inimene. Keegi, kes võib-olla poleks suutnud saada enamust kõigist ringkonna valijatest või isegi enamust omaenda partei valijatest, kui süsteem oleks olnud teistsugune. Aga olgu sellega, kuidas on. Vaata, mitte ainult keegi äärmus vasakpoolsest leerist, vaid ka keegi, kes on süüdistanud Iisraeli genotsiidis. Keegi, kes tuleb öelda, teenis ka USA sõjaväes kirurgina ja päästis Tammy Duckworthi, Illinoisi senaatori elu. Ta oli sattunud kopteriõnnetusse. Ta opereeris teda, mistõttu Tammy Duckworth toetas tema kampaaniat. Ta oli seotud pimeda Sheikhi kohtuprotsessiga pärast 1993 aasta maailma kaubanduskeskuse pommitamist ning teda on süüdistatud sidemetes Sheikhiga. Hamawi on seda eitanud. Aga Emily, tema seisukohtades ei ole kahtlust. Ta süüristab Iisraeli genotsiidis, tal on äärmuslikud Palestiinat toetavad vasakpoolsed seisukohad ja tegelikult toetab teda suur raha Palestiinat toetavast superpäkist. Nad panid tema kampaaniasse $1,5 miljonit, et ta saaks eelvalimistel 80% häältest. Iisraeli toetavad rühmitused näivad selles olukorras käed üles tõstnud ega ole siia investeerinud. Aga ükskõik millised on süsteemi iseärasused, on ta suutnud neid ära kasutada ja ametisse saada. Novembris võidab ta tõenäoliselt oma vabariiklasest vastase selles tugevalt demokraatlikus ringkonnas ja liitub Kapitooliumil üha kasvava kaugele vasakule kalduvate äärmuslike Palestiina pooldajate huldaga. Ja on lihtsalt järjekordne neist, kes kongressi saalides Iisraeli vastu astub. Kuigi tuleb öelda, et peale selle Iisraeli vastase tuumikrühma on Ameerika avalikus arvamuses olemas ka kontsentriilised ringid, kus Iisrael on üldises Ameerika avalikus arvamuses nüüdseks vee all ja veelgi enam vee all Ameerika demokraatide seas. Ja Iisraeli positsioon Ameerika avalikus arvamuses osutub selle riigi jaoks kõige olulisemaks välispoliitiliseks väljakutseks. Emily, me keskendume selles küsimuses pikaajalisele perspektiivile. Aga väga mitmel moel, sealhulgas Donald Trumpi käitumises, kus see on varjatud käsi ja ka palju otsesemalt. Sellistel valimistel nagu need näeme, kuidas see mõju avaldub. Isegi kui antud juhul on tegemist süsteemi eripäradega. See võimaldab tal saada partei eelvalimistel 28% häältest ja selle põhjal saada liikmeks. 435 liikmest. Millele see viitab? Teate küll, et midagi sarnast võib juhtuda ka teistes piirkondades üle kogu riigi. Ja kas on põhjust tõsiseks mureks? Teate küll, ma mõtlen, me teame, et see kongressi liikmete grupp teeb palju kära ja saab palju meediakajastust. Ei ja jah. Esiteks ei, sest see tulenes taas süsteemi eripäradest. Mitme kandidaadiga valimisväljast tugevalt demokraatlikus ringkonnas. Aga teisest küljest kindlasti nende hulk kasvab ja seda toetab selge trend Ameerika avalikus arvamuses Iisraeli vastu, millest me kõik oleme liiga teadlikud. Aitäh!